Mart Saar sündis Viljandimaal Hüpassaares metsavahi perekonnas. Tema isa oli hea orelimängija ja improvisaator, kellelt ta sai oma esimese õpetuse. Hariduse omandas ta Kaansoo vallakoolis ja Suure-Jaani kihelkonna koolis, kus tema muusikaõpetajaks oli Artur Kapi isa Joosep Kapp. 1901. aastal astus Saar Peterburi konservatooriumi Louis Homiliuse oreliklassi, mille ta lõpetas 1908. aastal hõberahaga. Ta õppis samas ka kompositsiooni Nikolai Rimski-Koraskovi ja Anatoli Ljadovi juures. Suvevaheaegadel käis Saar Eestis rahvaviise kogumas. Pärast õpinguid töötas Saar Tartus muusikaõpetajana, organisti ja pianistina ning komponeeris. Pärast kodu hävimist tulekahjus 1921. aastal asus ta elama Tallinnasse, kus ta tegutses vabakutselise heliloojana ning esines sageli organistina. Saar on töötanud Tartu kõrgemas muusikakoolis kompositsiooniprofessorina Tallinna Riiklikus konservatooriumis. Tema õpilased olid näiteks Riho Päts, Uno Naissoo, Valter Ojakäär ja Jaan Rääts. Samuti on ta toimetanud ka muusikaajakirja Muusikaleht. 1945. aastal pälvis Mart Saar ENSV teenelise kunstniku ja 1952. aastal ENSV rahvakunstniku aunimetuse. Mart Saar pani oma loominguga aluse Eesti professionaalsele koorimuusikale ja rahvuslikule stiilile. Ta ühendas omavahel Eesti vanema rahvalaulu ja kaasaegse helikeele. Mart Saare teoseid läbivateks teemadeks on loodus ja armastus. Tema looming jaguneb žanriliselt kolmeks: koorimuusika, klaveriteosed ja soololaulud. Kokku kirjutas ta 400 koorilaulu, 140 soololaulu ja 130 klaveripala. 1921. aastal toimunud tulekahjus aga kahjuks hävisid 170 eksemplari tema loomingust. Mart Saare koorimuusika tuntumad teosed on Põhjavaim ja Leelo, mis on ka mitmel korral olnud laulupidude kavas. Suurem osa tema loomingust käib aga tavakooridele üle jõu. Tema koorilaule iseloomustavad põhjamaine kargus ja tõsidus ilma sentimentaalsuse ja tunnetega liialdamiseta. Mart Saar on kõige rohkem soololaule kirjutanud Eesti helilooja. Tema lauludes on märkimisväärsed eelkõige keerulised ja väljendusrikkad klaveripartiid, mis on vähemalt võrdsel kohal laulupartiiga. Soololauludes, nagu ka koorilauludes, on ta kasutanud peamiselt Juhan Liivi, Karl Eduard Söödi ja Anna Haava tekste. Tema loodud soololauludeks on näiteks Sügisene lill ja Ilmud kui unistus. Tema klaveriloomingu hulka kuuluvad peamiselt lühivormid, prelüüdid, improvisaatad ja tantsud. Algselt olid tema teosed tõsised, raskemeelsed, kontsentreeritud ja napisõnalise väljendusviisiga. Hiljem sidus ta neid rahvamuusikaga ja need muutusid sisult lihtsamaks.